Nii ja tere tulemast. Täna on siis hästi pidulik päev, maailmapäevade veebigala. See nimi tundub väga-väga pidulik, sest nii on. Aga on sellel üritusel ka infot ja kasulikku infot loodetavasti kõigile. Nii et tere tulemast. Ja ma tahaksin anda kohe alguses sõna väga tähtsale ja erilisele inimesele, nimelt MTÜ Mondo juhatuse liikmele, Riinale. Palun, Riina. Ja tere pärastlõunat kõigile. Kas mind on kuulda? Jah. Ma olin ka tubli, panin tausta, kuigi see taust on alati selline, mis lõikab pool pead maha, kui hirmsasti liigutama hakata. Ja ma sellise tulihingelise eestlasena liigutan ennast palju, aga ütelge siis, kui segaseks läheb. Igal juhul aitäh, Viktoria, mulle sõna andmast. Mina olen Riina. Olen Mondo asutaja, juhatuse liige ja arengukoostöö suunajuht ja mul on tõepoolest väga-väga suur rõõm täna teid tervitada siin selle piduliku kõlaga üritusel maailmapäevade konkursi veebigalal. Meil on tavapäraselt selline tööjaotus Mondo juhatuses, et me oleme jaganud oma 3 suurt tegevusvaala, humanitaarabi, arengukoostöö ja maailmaharidus ka meie 3 juhatuse liikme vahel, aga kuna minu hea kolleeg Diana on praegust väikses Kongo külas Põhja-Ghanas, siis mul on hea meel, et ma saan teda siin asendada ja teile paar sõna öelda. Et need, kes ei tea, loodetavasti paljud teavad, aga need, kes ei tea, et Mondo on Eesti organisatsioon, tegeleme humanitaarabi ja arengukoostööga nüüd juba üle 10 aasta, õigemini nüüd hakkab juba 13. aasta minema ja hetkel töötame 10 erinevas riigis, sealhulgas ka Eestis ja meie selliseks suureks eesmärgiks on aidata meist raskemates oludes või vaesemates oludes elavaid inimesi iseendaga hakkama saama ja kuidas see endaga toime tuleks siis ikkagi paremini välja võiks näha kui läbi hariduse, nii et üks selline suuremaid olulisemaid tegevussuundasid ongi meil haridus. Üks selliseid pikemaajalisemaid tegevusi on meie laste toetusprogramm, mida me rahastame ainuüksi tänu headele Eesti elanikele läbi annetuste ja viimastel aastatel on päris palju juurde tulnud selliseid digiharidustegevusi ja erinevaid tegevussuundasid meie erinevates riikides. Aga selliseks väga-väga oluliseks eesmärgiks meil siin Eestis on ka koos Eesti inimeste, õpetajate, õpilaste ka arutada üldse praeguse maailma toimimise üle ja mitte ainult arutada, vaid ka tegelikult tunda vastutust ja tegutseda koos. Nii et selline ühistegemine ja arusaamine, et maailma probleemid või need teemad, mis meie ees tõstatuvad, on tegelikult lahendatavad, kui me neid ühiselt mõtestame ja nendest ka osa võtame. Nii et mulle tundub, et Mondo erinevad maailmahariduse teemad, sealhulgas maailmapäevade korraldamine, on üks selline hea võimalus maailmast aru saada ja ühiselt ka nendesse teemadesse panustada. Aga enne kui ma annan sõna Viktoriale tagasi, et rääkidagi, mida need maailmapäevad ja selle korraldamine endast kujutab, siis ma tahaksin ära õiendada ühe väga olulise teema ja see puudutab eelmist aastat. Et kuna mina olen Mondo aastate algustest saadik jälginud meie laste toetusprogrammi ja see laste toetusprogramm sisuliselt on erinevates meie riikides, Ghanas, Keenias, Ugandas, Aafrika kontinendil, aga ka Birmas ja nüüd laiemalt ka Ukrainas, Afganistanis toetada neid koole või neid konkreetseid lapsi, kellel võimalused hariduse saamiseks on väga vähesed või napid. Ja eelmisel aastal kogu selle pandeemia virvarri juures olin ma väga mures, et kuidas selline toetus meie 450 lapsele ja see on märkimisväärselt suur arv lapsi, kes meie toel koolis saavad käia, et kuidas sellega eelmise aasta rasketes oludes me oleme hakkama saanud ja tegelikult analüüsi tehes nüüd jaanuaris vaatan, et meie annetused ja meie toetus laste programmile on lausa suurenenud
ja ma tahaksin siin öelda erilised tänusõnad 7 koolile üle Eesti ja nende õpetajatele, kes vaatamata eelmise aasta rasketest oludest jätkasid konkreetsete laste toetamist või siis meie tarkuse fondi annetamist. Ja ma tahaksin siin eraldi välja tuua, võib-olla mõned teist on siin ka olemas siin meie virtuaalgalal, aga kui ei ole, siis ma ikkagi soovin need koolid ja konkreetsed õpetajad nimeliselt üles lugeda, sellepärast, et ma arvan, et need on sellised eesrindlikud ja väga silmapaistvad inimesed, kes siis hoolimata sellest olukorrast, mis meil eelmine aasta oli, mis nõudis meilt hästi palju endal, olles siis õpetaja või õpilane või lapsevanem, ümberkorraldamist, et vaatamata sellele nad jäid tegelikult meie Mondo tarkuse fondi toetama. Ja ma tahaksin ütelda väga-väga suur tänu Valga põhikooli õpetajale Anneli Malleusele ja tema 7. klassi õpilastele, sellepärast, et tänu sellele koolile ja Annelile on Ibrahimov Vate, kes on Eshjakulo kooli õpilane, nüüd märtsis Keenias, kes põhikooli lõpetamas. Tahan ütelda suur tänu õpetaja Kersti Haljasmetsale Geeni põhikoolist, sellepärast, et väike Valentine Elvassambi põhikoolist ei olegi nüüd enam nii väga väike, tema on sellel aastal juba 6. klassis ja alates 2. klassist on Geeni põhikool teda toetanud. Tallinna 32. keskkool ja õpetaja Triin Viir on suure südamega toetanud poissi nimega Johnston. Johnston lõpetab Keenias Bumini põhikooli kevadel ja Tallinna 32. keskkool jätkab toetamist ka Ugandas. Ugandas on väike tüdruk nimega Viola, kes läheb nüüd kohe kooli avamisel Chikoba 2. klassi. Valga Priimetsa gümnaasiumist lisaks Pilvi Pindmaale, kes on meiega erinevatel tegevustel palju kaasas olnud, kaasas ka oma kooli veel 4 õpetajat, Siiri Tootsi, Eha Tähte, Tiina Kupitsat ja Reet Karbikut, kes kõik siis 5 jätkasid meie Ghana põhikooli lapse Gleidisse toetamist ja Gleidis on jõudnud Loore põhikooli viimasesse klassi, nii et lõpetab sellel aastal. Tabasalu ühisgümnaasiumi õpetaja Elina Krautmann ja tema 4. klassi õpilased toetavad Jessicat Mukambi põhikoolis Keenias ja Jessica on jõudnud 7. klassi, nii et 1 klass veel minna enne põhikooli lõpetamist. Ja lõpetuseks Tallinna ühisgümnaasiumi õpetaja Silvia Sibul ja Tammsalu gümnaasiumi õpetaja Anne Graubner on meil pikaajaliselt toetanud läbi tarkuse fondi 3 tüdruku keskkooli õpinguid Ebubere ja Munganga koolides Keenias. Nii et ma tahaksin ütelda suur tänu nendele 7 koolile, kes on väga südilt eelmise aasta jooksul meid toetanud, aga kindlasti ka kõikidele teistele, kes eelnevatel aastatel või kes tulevikus meid toetavad. Aga võib-olla selle toetussõnavõtu ma lõpetan mõttega, et ega siis ainult rahaline toetus meid edasi ei vii, et eks ikkagi sellised vaimsed väärtused ja ühistegemine on see, mis haridusmaastikul kõige väärtuslikum on, nii et ma tegelikult annaksingi nüüd sõna tagasi Viktoriale, ütlen omalt poolt suur tänu ja soovin teile toredat ja pidulikku pärastlõunat ja loodan siis kohtuda ühel või teisel moel, kas siis läbi meie maailmahariduse kolleegide või siis otse läbi meie tegevuste ja need, kes teist kunagi Ugandasse, Keeniasse või Ghanasse satuvad või mõnesse teise riiki, kus meil tegevused toimuvad, siis olete väga teretulnud. Muuseas, kuu aja pärast avame Kampalas ehk Uganda pealinnas ka oma väikese kontori, nii et me oleme nüüd ka varsti füüsiliselt esindatud Aafrika kontinendil. Aga ma tänan teid kuulamast ja soovin teile väga toredat pärastlõunat. Aitäh! Aitäh! Suur tänu!
aga meie lähme edasi ja meie siis tegelikult tahaks teada, et kes meil siin on täna ja selleks ma siin tahan tegelikult teha sellist galeriid ja paluda teil kõigil kaamerad sisse lülitada ja vaadata, kes siin päriselt on. Nii. Kui ise ekraani jagad, siis kunagi ei näe väga palju nägusid, paljusid tuttavaid, mõned ei ole veel tuttavad, aga varsti on. Vaadake ise ka, kes siin kõik on. Mina tahan nüüd ikkagi, nagu meil maailmaharidusel on, et meil ei ole selline gala, kus kõik lihtsalt istuvad ja vaatavad, et me tahaks, et te natuke räägite ka. Ja selleks on mul ka muidugi ettevalmistatud küsimused aruteluks. Ja tahaks teid jagada väikesteks gruppideks, kus te saate jagada oma mõtteid. Ja esimene breakout room, neid tuleb 2. Esimene neist on selline, kus te võiksite teineteisega rääkida, et kes sa oled ja miks sa siia tulid. Sest mina tean, et meil on siin nii õpetajad, õpilased, kui ka koolijuhid, kui ka tegelikult ülikoolist inimesed ja ka organisatsioonidest, noortekeskustest, et tegelikult on hästi erinevaid inimesi, ka lapsevanemaid. Nii et väga tore, kui te omavahel tutvute. Ja selleks, et te saaksite seda teha, esiteks ma lõpetan oma ekraani jagamise ja teiseks ma jagan teid gruppidesse. Väga hea. Ja nüüd teeme ühe tiiru veel, et ma segan teid uuesti ja nüüd küsin, mida sa tead maailmapäevadest, et proovige nüüd kõik oma teadmised kokku panna, mis teil kõigi terve grupi peale on. Väga hea. Kas keegi tahab häälega jagada, et millest te rääkisite? Saan aru, et kõik ainult salapäraselt naeratavad. Aga olgu. Nii. Julia jagas seda, et nende koolis kutsuti maailmapäevade raames kooli enda kogemust jagama inimesed Iraanist, kes on siis pagulastena Eestisse elama asunud ja et see oli hästi selline nagu põnev ja selline silmi avardav kogemus noortele. Rääkis üks inimene minu rühmast. Aga ma lähen hoopiski teen selliselt, et ma ikkagi tahan teada, mis te kõik arvate, aga seda kirjalikul viisil. Ja palun teil leida võimalus kasutada nutitelefoni kaudu sellist rakendust nagu Menti. Ja selleks me lähme menti.com ja koodi kasutame 48 98 724. Loodetavasti kõik saavad seda teha. Nii, ja siis esimene küsimus, ma loodan, et see avaneb teil. Vaatan. Aha. Nii, nüüd peaks olema võimalik seda täita. Et mida mõtled, kui kuuled sõna maailmapäevad? Hakkavad tulema vastused ja see on sõnapilv, et siis kõige suuremad on need vastused, mida korratakse, mida kirjutatakse mitu korda. Ja meil on siin maailmapilt avardub, teistmoodi koolipäev, mitmekesisus, maailma parandamine, uued teadmised, rahvusvaheline, heategu, maailma parandamine, abistamine, maailm UNESCO tähtpäevad, hoolivus. Väga ilusad sõnad kõik. 20 inimest on vastanud. Väljakutsed, ränne, inspiratsioon, parem inimene, huvitav. Tunduvad väga toredad sõnad. 24 on vastanud, kas me ootame kedagi veel? Keegi noogutab siin? Ei, kõik on valmis. Nii. Väga tore, aga siis lähme edasi. Järgmine on
teadmiste kontroll. Kontrollime, kas te teate, millised on maailmapäevade konkursi tingimused ja mida me hindame, kui me räägime, et meil on konkurss ja et me valime parimaid. Nii, lähme siis edasi. Peate valima õiged vastused. Mida hinnatakse maailmapäevade konkursil? Ja seekord näitab tulemusi ainult siis, kui kõik on vastanud. Ja aeg saab läbi 5 sekundi pärast. Nii, ja nüüd ma räägin, et siin oli meil teemakohasus ja päevakaelisus, kõige populaarsem vastus ja ka õige vastus. Tõepoolest, me vaatame seda, kas on teemakohane päevakaeline ehk siis kas on seotud kestliku arengu eesmärkidega ja ka seda, kas on seotud selle teemaga, mis oli välja kuulutatud. Siis järgmine lõiming ja koostöö ja seda märgiti ka 8 inimest ja see on tõepoolest ka väga oluline meie maailmapäevade konkursil. Et me vaatame ja väga-väga tahame, et toimuks lõiming mitme aine vahel ja mitu inimesteks koostööd siis väljaspool ja kooli sees. Et see on ka väga oluline maailmapäevade raames. Järgmine on 3 vastust, ürituse nähtavus koolis ja sellest väljaspool. Kas see on tõepoolest üks oluline kriteerium? Ta ei ole küll esikohal, aga samas ta tegelikult annab hästi palju juurde nii teile, kui ka lihtsustab meie tööd, kui meie hindame maailmapäevi. Väga tore on, kui koolid saavad oma maailmapäevast kokkuvõtted edastada näiteks vallalehte või siis piirkonnalehte või siis kirjutavad kodulehele ilusa kokkuvõtte, teevad Facebookis postitusi ja ka väga hindame selliseid plakateid, mis koolis sees seintel ripuvad ja teatavad tervele kooli perele, et toimumas on maailmapäev. See tegelikult annab teie tööle ka sellist tunnustust juurde, kui te seda teete. Siis järgmine populaarne vastus oli osalejate arv ja see on vale vastus ja ma selgitan, miks. Et tegelikult me ei hinda niimoodi, et kes teeb ja kes kaasab kõige rohkem osalejaid, see on võitja või see tegi kõige paremini. Me ikkagi vaatame seda, milline on see osalejate arv selle kooli suuruse suhtes ehk siis kui suur osakaal nendest, kes üldse olemas on koolis, on osa võtnud ja tõepoolest meie soov oleks, et maailmapäevad on ikkagi terve koolipere kaasav üritus, et siis võimalikult palju õpilasi on kaasatud, võimalikult palju õpetajaid või siis kollektiivi ja mõned lähevad edasi, mõned ka kaasavad kogukonda ja peresid ja lapsevanemaid, et seda kõike me väga hindame. Ning mingil määral jah, osalejate arv, aga mitte selles mõttes, et nüüd kellel rohkem päid, see on kõige parem. Kindlasti meie võtame arvesse seda, kui suur on see koht üleüldse. Siis keskkonnasäästlikkus praegu ei saanud vastusest, sest tegelikult see on ka uus kriteerium, mida me nüüd sellel aastal mõtlesime, et me hakkame ka rohkem jälgima, et meie maailmapäevade ürituste korraldamisel ikkagi mõeldakse läbi, mida ostetakse ja mida üldse kasutatakse, kas ressurssi me kasutame niisamuti ainult selle päeva raames või ikkagi taaskasutame või siis ostame õiglast kaubandust või siis üldse ei osta midagi uut. Et siis selliseid kriteeriume me hakkame ka vaatama, et näiteks kindlasti midagi ühekordset maailmapäevade raames ei tohiks osta. Ja üks vale vastus oli veel ürituse maksumus ja tõesti seda me ei vaata, et mida rohkem te raha kulutasite, seda parem on maailmanädal või vastupidi, et kui te saite toetust või kulutasite oma raha, et siis see on kuidagi halvem või parem. Et see ei ole kriteerium, mida maailmapäevade konkursil hinnatakse. Nii, väga tublid. Ja nüüd siin te saate ka väljendada ennast juba kirjalikult, et millised küsimused teil on maailmapäevade korraldamisest. Et kui ma täna hakkan esitlust tegema, siis ma tean, millele rohkem tähelepanu pöörata. Et palun kirjutage oma küsimused. Väga head küsimused.
ma vaatan, et mõni küsimus on selline, millele ma võib-olla hiljem tähelepanu eriti ei pööra, et siis ma saaks kohe vastata, et näiteks, kuidas see nimetus tuli. See nimetus tuli sellest, et see valdkond, millega Mondo tegeleb, on maailmaharidus ja sealt ka tuli maailmanädalad ja maailmapäevad. Varem me rääkisime rohkem maailmanädalatest, aga siis me saime aru, et osad koolid tahavad teha 2 nädalat, osad teevad 3 päeva, osad teevad poole aasta jooksul 10 päeva, et tegelikult ühine nimetaja on see, et need kõik on maailmapäevad, kas nad on 1 või 7 või 10 või 15, vahet ei ole, erinevad maailmapäevad ja siis tegelikult saab 1 päeva raames teha väga palju ja saab nädala jooksul teha vähem kui 1 päeva jooksul, nii et mõtlesime, et see maailmapäevad on selline hea nimetus. Ütlen ausalt, et mina ei tea, kas teistes riikides selliseid konkursse läbi viiakse. Võimalik, et kuskil tehakse, aga seda peab uurima. Reklaamida, kui te mõtlete nüüd, kuidas reklaamida oma koolis, siis head praktikad ongi, et tehakse näiteks bänner, mida pannakse kooli ekraanil püsti või siis trükitakse plakat, et kuidas on võimalused koolil. Võib-olla plakat ei ole alati kõige parem variant, aga samas, kui ta päris pikalt on koolis seinal või seda kasutatakse järgmisel aastal uuesti, siis miks ka mitte printida sellist plakatit. Kevadel saab maailmapäevi ka korraldada. Lihtsalt tihtipeale meil see konkurss avaneb juba veebruaris alles, et kui te tahate jaanuar-veebruar teha, siis natukene võib olla veel see, et meil ei ole veel kriteeriumid paigas või ei ole taotlusvormi veel olemas. Nii, ma vaatan, kas teised asjad. Nii, siin on kui vanadele osalejatele ja kuidas lasteaed saaksid osa võtta. Et tegelikult vanusepiirangut ei ole, me oleme praegu seda laiendanud kõigile haridusasutustele, ehk siis tegelikult saavad osaleda nii lasteaiad kui ka algkoolid, põhikoolid, keskkoolid ja noortekeskused. Ikkagi piir on võib-olla selline, et kuni 19-aastased, et ülikoolis enam mitte. Aga kutsekoolid näiteks saaksid küll osaleda. Ja lasteaedade kohta meil täna üks lasteaed näiteks see aasta võttis osa ja võib-olla tahavad jagada oma kogemust. Ja kui kaua on maailmapäevi korraldatud, minu teada on see ikkagi juba umbes 10 aastat korraldatud konkurss. Aga kuna mina ise töötan Mondos ainult 3 aastat, siis ma võin ainult oletada. Nii. Ma arvan, et teised küsimused tegelikult avanevad ka selle järgmise esitluse käigus. Aga suur tänu, et praeguseks see Mentimeter, selle saame ära panna ja lähme tagasi esitluse juurde. Ja tegelikult oleme ette valmistanud sellise intervjuu maailmapäevade konkursi võitjatega, kus nemad siis tegelikult vastavadki nendele küsimustele, osadele nendele küsimustele, mida te küsisite ka praegu Mentimetris. Ja kuna kõik need võitjad on ka siin samas kõnes, siis võib-olla nad pärast saavad ka kommenteerida ja avada veel rohkem. Et ma näitan teile need näod. Meiega täna on siin Anne Graubner Tammsalu gümnaasiumist, kes võitis 2017. aastal maailmapäevade konkurssi, Maarit Jõemägi Tallinna 32. keskkoolist 2018. aasta maailmapäevade konkursi võitja ja Liisa Lents Oru koolist, kes võitis maailmapäevade konkursil eelmine aasta. Kas te tahate tere öelda või paneme kohe video käima? Tere ja võib panna video käima küll. Te seal vastate ilusti küsimustele küll, jah? Aga ma igaks juhuks panen ära ja siis jagan uuesti, et kindlasti läks video käima. Aga jaa, need päris inimesed on siin kaasas meil ja tegelikult on siin ka rohkem maailmapäevade konkursite võitjad. Ma näen, siin on Pille ka ja eks siin on neid korraldajad ka hästi palju, kes on hästi kogenud. Aga need 3 võtsin ma luubi alla ja palusin videot salvestada, et vaatame, mida nad siin ütlesid. Nii. Minu kooliks on Tammsalu gümnaasium. Olen Anne Graubner ja ma olen inglise keele õpetaja. Tere, mina olen Maarit Jõemägi Tallinna 32. keskkoolist. Olen meie koolis ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ja ühtlasi ka UNESCO
ühendkoolide projekti juht. tere, mina olen Liisa Lints ja töötan Oru koolis huvijuhina. Maailmapäev toimus esimest korda meie koolis aastal 2012 ja nüüdseks sellel aastal oli 8. maailmapäev. Meie koolis toimusid maailmapäevad esimest korda aastal 2018 ja nüüdseks on meil toimunud neid 3 korda. Meie koolis toimus esimene maailmaharidusnädal, mis oli lausa 3-päevane 2019. aastal. Maailmaharidusnädalaid oleme nüüdseks korraldanud 2 tükki, 2019. aastal ja 2020. aastal. Kolleegid on seda väga hästi võtnud. Tegelikult, kui alguses oli natukene võõristav või kõik ei saanud päris hästi aru, siis nüüd juba 8. maailmapäeva ajal lõid kõik kaasa. Õpilased on sellest väga huvitatud. Kui alguses lapsevanemaid ja kogukonda ei olnud nagu väga haaratud, siis nüüd viimase 2-3 maailmapäeva ajal või maailmanädala ajal, ütleme niimoodi, on olnud nii kogukond kui ka lapsevanemad sellega seotud, sest näiteks firma Päts võttis osa meie heategevuslaadast ja isegi tantsijad Kultuurimajas võtsid osa meie heategevuskontserdist. Meie maailmapäevadesse on olnud kaasatud nii õpilased, õpetajad kui ka kooli, pere laiemalt. Lapsevanemad on käinud meil tunde andmas ning vanemad õpilased teinud siis ka tunde noorematele. Meie maailmaharidusnädalaid on kogu koolipere väga hästi vastu võtnud. Õpetajad on olnud kaasatud juba ettevalmistusprotsessi, tegevusi läbi viinud. Õpilased on pidanud neid teemasid, mida me käsitleme, väga huvitavaks ja on tulnud väga edukalt kaasa. Samamoodi lapsevanemad, et on olnud juhuseid, kus lapsevanemad on ka antud teemadest huvitatud ja isegi on tahtnud osaleda mõnes tegevuses. Ägedaid asju on olnud palju ja niimoodi kõige ägedamat võib-olla välja tuua on see, kui meil oli Ester Keeniast külas, kui kõik lapsed kuulasid teda ja meie heategevuskontserdid on need, mis on olnud väga ägedad, sellepärast et kui näiteks eelviimasel maailmapäeval, siis kui me saime veel teha seda ilma koroonata, oli meil lõpus selline stseen, kus meie kõik lauljad, tantsijad, pillimehed koos laulsid We are the world ja see oli fantastiline. Kõige ägedam asi, mis maailmapäevadega on seotud, on see, mis on olnud meie pikaajalised projektid, ehk siis tavaliselt enne maailmanädalaid on meil toimunud siis üleskutsed või väljakutsed siis seotud terve kooliperega, kus siis erinevad klassid pidid siis kaasas kandma pidevalt oma pudelit või siis liikuma võimalikult keskkonnasäästlikult kooli. Eks neid kõige ägedamaid asju ilmselt on olnud mitu, et võib-olla kõige ägedam on see, et kõik Oru kooli õpetajad on olnud tegevusse kaasatud algusest peale, et on tulnud kaasa rõõmuga, on uurinud, viinud ennast kurssi erinevate maailmaharidusnädalate teemadega ja on olnud suureks toeks. Teiseks ilmselt see, et meie esimesest 2019. aasta maailmaharidusnädalast kasvas välja ka idee kirjutada Erasmus+ projekt, mis keskendub keskkonnateemadele ja mis sai ka rahastuse ja on nüüdseks juba kestnud üle aasta. Ja kolmandaks ilmselt sellised pisikesed muutused, mida on näha õpilastel, ka siis seoses osalemisega Erasmus+ projektis kui ka meie maailmaharidusnädalate pärast, et sellised väiksed keskkonnaalased muutused või mõtlemisviisi muutus natukene, eks see ju olegi eesmärk pikemas perspektiivis. Kõigepealt peab enda silm särama ja peab olema selge, mida sa tahad ja kuhu sa tahad jõuda. Ja kui midagi teha, siis teha ikkagi seda kirega. Kõige olulisem maailmapäevade juures on haarata kaasa kogu koolipere ja see tähendab seda, et ka selle korraldamisse oleks siis haaratud kogu koolipere, ehk siis õpilased teevad õpilastele erinevaid töötubasid ja tunde ja samamoodi õpetajad oma ainest lähtuvalt siis ka teevad tunde. Kõigile, kes soovivad maailmahariduspäevi või nädalat korraldada, esiteks soovitan ma seda kindlasti teha. Et kui alguses võib tunduda, et äkki need teemad vajavad sellist süvitsi tutvumist
siis ma arvan, et see on väga hea võimalus enesearenguks, mida ka ma enda puhul tunnen, et mina sain väga palju uusi asju teada. Teiseks, kindlasti kaasake kogu kooli mõttes siis kogu kooli personal enda ideesse, võtke nad kaasa ja tehke seda üheskoos. Et ma arvan, et on väga oluline, et seal taga oleks ka suurem meeskond kui üks inimene. Edu! Tulen tagasi. Kas tekkis vahepeal küsimusi? Siin on kõik need toredad naised on siin samas kõnes, saab neile kohe esitada küsimusi. Aga mina ütlen praegu, kasutan juhust, et tegelikult ütlen aitäh, et te vastasite nii toredasti. Ma tegin seda videot täna hommikul ja mõtlesin, et nii äge, et ma ei peagi midagi rääkima, et te saate kõik öeldud. Hästi tore. Aga võib-olla mõni küsimus ikkagi ei saanud vastust ja ma proovin siis siin jagada nii palju, kui saab vastuseid nendele küsimustele, mida te siin esitasite. Nii. Ma siis tegelikult räägin natuke taustaks, et miks üldse me räägime maailmapäevadest ja maailmaharidusest, sest ma tean, et siin on ka need inimesed, kes on tegelikult meiega juba ammu kaasas ja need, kes võib-olla täna esimest korda puutuvad kokku Mondoga, et võib-olla on siis vaja natukene sellist tausta ka rääkida. Aga kui me mõtleme selle peale, mis on maailmaharidus, siis see on tegelikult õppimisprotsess, see ei ole üks teema, see ei ole üks aine, see on õppimisprotsess, mis võimaldab meil jõuda probleemide teadvustamisest, isikliku vastutuse ja teadliku tegutsemiseni ning sealt edasi rahvusvahelise koostöö ja jätkusuutliku inimarenguni. Ja tegelikult maailmaharidust saab rakendada erineval viisil. Seda saab teha niimoodi, et sa võtad ühe teema ja ühe tunni raames lihtsalt räägid ühest teemast. Näiteks see võib olla õiglane kaubandus või inimõigused või sa tahad hoopiski rääkida rändest ja migratsioonist või erinevatest kultuuridest, tarbimisest ja niimoodi see on ka maailmaharidus. Aga kui sa tahad minna natuke edasi, siis võid võtta tervet kursust ja rääkida juba ühe klassiga terve kursuse raames. Ja mõned siis, kes tahavad edasi minna, nad lähevad ja laiendavad maailmaharidust juba tervele paralleelile või siis mitme õpetaja vahel teevad lõimingut ja teevad mitme tunni raames koostööd. Siis edasi saab juba teha projekte, maailmapäevi, maailmanädalaid ja saab ka sellest väljaspool liikuda, teha mitme kooli vahel koostööd, rahvusvahelisi projekte. Saab muidugi kaasata tervet kooliperet ja teha terve aasta vältel maailmaharidust ja lõimida seda. Maailmaharidus, kui te tahate väga lihtsa vastust, mis on maailmaharidus ja kuidas alustada, siis väga lihtsat vastust ei ole, aga nagu Anne ütles, endal peab silm särama ja peab olema huvi, et hakkad uurima, lähed maailmakooli lehele, maailmakool.ee, hakkad sealt vaatama, et mida seal on ja kui ei saa aru, siis võtad ühendust meiega. Aga miks just maailmanädalad või maailmapäevad on meil konkursi selline, iga aasta me tegelikult teeme maailmapäevi konkursi. Miks me valisime just selle? Miks me ei tee dokumentaalfilmi aruteluvõistlus või ÜRO matkevõistlust? Me teeme üks maailmapäevi sellepärast, et see on hästi mitmekesine viis, kuidas maailmaharidus rakendada. Seda on võimalik teha väikestega, suurtega, seda on võimalik teha ühe õpetajaga või kahe õpetajaga või terve kooliga koos. Ja me tahame julgustada uusi asju proovida. Me tahame, et koolid julgeksid ja võtaksid, sest vahel on keeruline mõelda välja, kuidas ma võtan selle maailma haridusliku tunnikava ja lihtsalt võtan oma tunni raames ja hakkan tegema. Aga kui on teemapäev või maailma selline nädal, siis seal saab selliseid asju proovida, et sa ei tee ajalootunni raames või matemaatika-tunni raames, vaid sa teed projekti nädala raames. Siis on kuidagi natuke lihtsam proovida. Siis me tahame toetada suuremal skaalal tegutsemist. Et see on siis sellistele koolidele, kes juba on alustanud maailmaharidust, aga ei tea, kuidas seda laiendada. Et siis neil on ka hea mõte, aga korralda maailmapäev. Kutsu kaasa kolleegid ja tehke koos. Ja me anname ka natuke rahalist toetust, et te saate ka seda teha. Oli küsimus, et kas Mondot saab ka kuidagi kaasata ja kuidas me aitame, siis ma ütlen nii, et meil on nii materjalid, mida te saate ise kasutada, meil on ka näitused, mida te saate laenutada koolidesse ja nende näituste abil siis ka avada mingisuguseid teemasid. Meil on dokumentaalfilmid tunnikavadega, mida saab kasutada, aga meil on võimalik ka kutsuda külalisesinejaid koolidesse.
noh, praegu koroona ajal päris hästi saab seda teha ka digitaalselt ehk siis veebi teel, aga oleme valmis käima ka koha peal, kui see on võimalik, siis aja pärast ja ka turvalisuste nõude pärast, et toetame nii, nagu saame. Siis miks maailmapäevad veel, sest tegelikult meie jaoks on see ka hea viis koguda infot, mida koolid teevad ja kus mis toimub ja kus mis käib, sest eks Eesti õpetaja on selline väga tagasihoidlik inimene ja ei saa ka meile lihtsalt kirju saatma, et ma siin vaatasin teie kodulehel, mulle meeldis see materjal, ma tegin sellega tööd. Mõni ka teeb nii, aga mitte kõik. Aga maailmapäevade raames on selline aruandevorm, kus siis peab kirjutama, mida sa tegid ja mida sa kasutasid ja siis meie läbi selle aruande saame aru, kas meie materjalid ja ressursid on ka tegelikult vajalikud ja kas neid tegelikult saab koolides rakendada. Ja muidugi maailmapäevad motiveerivad haridustöötajaid ka jagama oma kogemusi ja me üritame ka julgustada neid, sest tegelikult need asjad, mida maailmapäevade raames ja üldse, mida koolides tehakse, on väga ägedad ja väga väärt seda, et jagada teistega. Nüüd sellepärast meie korraldame maailmapäevi ja maailmapäevade konkurssi. Aga nüüd ma lähen siit edasi. Et täna on ka auhinnastamine eelmise aasta konkursist, aga tegelikult enne seda ma tahtsin rääkida sellest, et mis meid ootab sellel aastal 2021. Ja aasta 2021 ei too teemamuutust, et teema jääb samaks nagu eelmine aasta, kliimamuutused ja ränne. Põhjus on lihtne, meil on praegu Mondos käimas ka suured projektid, mis toetavad need kaks teemad ja tegelikult need kaks teemad on ka piisavalt laiad ja suured, et sinna leida erinevaid tegevusi, mida saab õpetada erinevas vanuses. Me nägime eelmisel aastal, et tegelikult on võimalik kliimamuutustest rääkida algkoolis, põhikoolis, keskkoolis ja ka lasteaias. Et saab leida viise, kuidas seda teha. Ja ränne samamoodi. Ränne ei tähenda ainult suundränne. Ränne on ka see, et sa mõtled, kuidas sinu vanavanemad rändasid või kuidas sina rändad iga päev kooli või siis mõelda, kas meil on Eestisse tulnud inimesed kuskilt teisest riigist või on Eestist ära läinud. Saavad osaleda haridusasutused, jällegi kordan, et me ei piira ainult koolidega ja taotlusi ootame kuni 1. oktoobrini. Maailmanädalate selline suurem tung on ikkagi sügisel. Siin oli küsimus, kas kevadel saab korraldada. Saab korraldada. Praegu väga palju selliseid koole ei ole, kes kevadel korraldavad, aga meie oleme valmis selliseid taotlusi vastu võtma. Ja nüüd peaauhind, et kui eelmistel aastatel oli peaauhind õppereis mõnda Mondo partnerriiki, siis nüüd seekord on meil auhinnareis muutunud ja nüüd on Euroopa reis Prahasse, aga seekord korraldajale ja 2 noorele. Et minu arust see on hästi tore, et saab tegelikult tulla oma kooli noortega ja siis seda õppereisi koos nautida, sest meie näeme, et tihtipeale ei ole see üks õpetaja või üks noorsootöötaja, kes korraldab maailmapäeva, vaid tal on ka tiimis ka noored, kes seda aitavad teha. Nii et me loodame, et see on ka hea motivatsioon teha koostööd, delegeerida ja siis koos minna ja nautida seda dokumentaalfilmide festivali järgmisel aastal. Rohkem infot leiab maailmapäevade kodulehel. Kui te lähete maailmapäevade lehele, ma vaatan, kas ma saan siit niimoodi avada, siis avaleht. Kui te ei ole varem näinud maailmakooli lehe, siis on hea võimalus maailmakool.ee ja siis siin on tegevused, konkursid ja siit lähed maailmapäevad 2021. Kõik tingimused on seletatud siin lahti. Siin on ka kirjas, mis on maailmapäev, kust leida materjale, mis on parimad praktikad, saab vaadata. Et täna, ma arvan, poole tunni jooksul me ei jõua seda kõike rääkida. Ja siin on ka taotluse vorm, et soovitan teil siis käia seal vaatamas. Et siis selline lugu. Aga nüüd, mis siis eelmine aasta toimus? Ja eelmine aasta toimus meil 15 haridusasutust tegid maailmapäevi ja need on ainult need, kes esitasid oma maailmapäevad meie konkursile. Ma olen kindel, et neid toimus palju rohkem, kui konkursile sai esitatud, sest paljud teevad ka iseseisvalt
ja anna meile teada, aga me kindlasti tahame teada, et kes on korraldanud. Nii et kui te korraldate, siis palun teatage ka Mondole, kui te muidugi teete maailmapäeva ja kasutate meie materjali. Et nagu näha, siis tegelikult on mitmekesisus, on põhikoolid, keskkoolid, üks lasteaed, üks huvikool ja üks noortekeskus. Ja me loodame, et need numbrid ka kasvavad, et meil on rohkem sellist mitmekesisust ja erinevad haridusasutused võtavad osa. Aga nüüd te võib-olla mõtlete, et me ainult räägime, aga ei näita ühtegi pilti, et mis siis üldse seal koolides toimub. Ja ma siin panin mõned pildid kokku. Ma valisin selliselt, et igast koolist on üks pilt ja siis meil on siin mõned osalejad on ka siin, kes tahab kommenteerida võib-olla pilti. Mina näen, et siin on meil noortekeskus Huub, Rannamõisa lasteaed ja Pääskula kool. Keegi tahab midagi rääkida? Ei pea, aga kui tahad. Ja, mina võin rääkida. See on Kerli ja noortekeskus Huub Pärnumaal. Ja tere kõigile ka siit poolt, kes on siin meid koos kõik kuulamas ja vaatamas. Et meil oli detsembrikuus siis maailmapäev Huub noortekeskuses, et mis on nagu meie jaoks eriti põnev selle päeva korraldamisel oli see, et teadagi noorte jaoks on oluline ka see, et kui päevas siis 3-4 tundi võib-olla rohkem üritust kestab, et kindlasti peaks pakkuma siis midagi juua söögipoolist. Et me ise pidasime väga originaalseks seda võimalust, et siis Pärnu supermarketiga saime koostöös siis katta laua. Me päästsime siis prügikastist toiduained. Et see kõige vasakpoolne pilt on siis Huub noortekeskusest ja vasakul on näha ka see laud, et mis me sealt nagu saime, et puuviljad, enamjaolt köögiviljad, me tegime smuutit, pakkusime lihtsalt lahti lõigatud paprikad, kurgid tipikastmega ja peame seda nagu hästi oluliseks ja originaalseks, et me saime koostöös siis ühekordse projektina siis ühest kauplusest sellise saaduse, mida me ka nagu noortele tutvustasime, et näete, see oleks olnud praegu prügikastis, aga hetkel on ta siin laual ju täitsa söödav ja joodav. Aitäh. Ja, kas Rannamõisa lasteaed tahab kommenteerida natuke? Meie oleme Rannamõisa lasteaiast ja nagu näha siin pildi peal, kes tundis ära olen mina ja see on rändrott. Et me olime küll väikesed koolidega võrreldes, aga see näitabki seda, et igas vanuses on võimalik midagi uut teada saada. Ja see rändrott on hetkel Tartuse turul. Et kui sa maailmas rändad, siis iga rühm andis rändrotile kaasa ühe uue oskuse, kuidas maailmas reisides, et elu võib sind igale poole viia, kas õppimise, armastuse või mille muu nüansi pärast, et üks uus oskus maailmas rännates oli rändrotil siis pärast seljakotis. Ja see oli hästi armsaid asju õppisime, et mida teha siis näiteks, kui inimene kohtub karuga metsas, kuidas on silmadega naeratada, kui meil on maskid ees, kuidas on tervitamisviisid ja kuidas võõras kultuuris näiteks söömiskultuuri võib-olla kuidagi pulkadega süüa, et oli hästi armas, et ükskõik kui väiksed me oleme, et neid nüansse oli palju. Aitäh. Ja Pääskula kool siis tegi terve kuu jooksul rändekuud ja siis üks, mis oli teistsugune, on see, et nad korraldasid ka koolitust pagulasabist, et nad rääkisid, kuidas vastu võtta rändetaustaga noori oma koolis, et see oli selline, siin on see pilt. Nii, järgmine pilt. Siin on meil Kohtla-Järve Maleva põhikool, siis on Kadrina keskkool ja Luunja keskkool. Et kas keegi tahab kommenteerida? Ma tean, et see on natuke improvisatsioon minu poolt, aga kui te ei soovi, siis te ei pea. Ma võin rääkida natuke Luunja keskkoolist, et meil on seal selline õppeaine nagu ettevõtlus ja gümnaasium siis peab tegema õpilasfirma. Ja sellel aastal siis üks õpilasfirma tegi siis selliseid taaskasutatavast materjalist siis riideid. Et meil oli niisugune ettevõtlusnädala raames laat ja kõik tutvustasid oma siis tooteid seal. Ja, kas Julia? Kersti vist, jah?
Ma räägin Kadrinast natuke, et meie kasutasime ära teie poolt loodud suurepäraseid võimalusi. Tõime siia kooli näituse, töötoad, teie filmid ja tööjuhendid, mida me kasutasime. Suur aitäh teile, Monto! Aitäh! Ja teie kasutasite seda Krepi näitust, mis on Ida-Ukrainast, mis on tegelikult natuke vähe saanud tähelepanu kahjuks, et ta on selline pildid ja luule ja just sealt Ida-Ukrainast, et hästi tore, et te seda ka tellisite ja tellisite töötuba sinna juurde. Nii, ja siis Kohtla-Järve Maleva põhikool, et seal oli meil teemaks taaskasutus. Ja, ma olen siin. Me tegime kooli abreviatuuri koos õpilastega. Ja teil oli, ma saan aru, hästi palju sellist käelist tegevust, et te tegite ka vertikaalaiad ja ka sellist potindust oli seal hästi palju ja siis käisite ka loomadel juures, et hästi palju oli sellist tarbimisteemalist tegevust. Siis siin on meil näha Tammsalu gümnaasium, Värska gümnaasium ja ka Tartu Loodusmaja. Et siin, kas ma siis ütlen, vasakul pool pildil on 5. klass ja 5. klassile siis otsustasid meie 12. klassi tüdruk, kes on tegelenud õiglase kaubandusega ja üks meie vilistlasi, kes on ikka endiselt meiega õiglase kaubanduse lainel, viia läbi kakao töötuba. Ja alguses nad olid nagu natukene sellisel kuhkleval seisukohal, et kuidas ikka, et kas nad saavad aru. Ja ma ütlen, et 5. klass tegi nii super hästi seda kakao töötuba ja seda šokolaadi töötuba, et ainult rõõm oli vaadata. Nad olid nii ühinaga ametis ja ühesõnaga nende teadmised jõudis nendele kohale, mis siis on õiglane kaubandus, mis on fair trade, mis on lapstööjõu kasutamine, mis on õiglane kohtlemine, et see oli lahe. Ja, Värska gümnaasiumi esindajad meil siin vist ei ole, aga nendel oli siis maailmanädal samamoodi kliimamuutuste ja ränne teemal ja siin pildi peal on näha demokraatia treng, sest nemad otsustasid, et tegelikult enne seda, kui me hakkame rääkima, mida me saame teha kliimamuutuste ja rände valguses, me peaks ka sellised baasväärtused selgeks õppima. Ja siis oligi see demokraatia aluste süstimine ja aktivismi süstimine noortesse enne kui siis kliimamuutustest rääkida. Et mina saan aru, et see on selline algus alles selles koolis. Ja kas Ööakadeemia esindajad tahavad ise rääkida? Võime rääkida Signe Sööver Tartu Loodusmajast, et meil päädis siis maailmanädal reede õhtul 6 kuni 12 südaööni siis Ööakadeemiaga ja see oli meil ka siis rände ja šokolaadi ja taime tervise, et millised külalised meile taimedega tulevad ja siis me meisterdasime ja kõik see toimus Zoomis, perekonnad siis osalesid ja see oli ja siis me õppisime ka Aafrika tantse läbi Zoomi, nagu tänagi vist tuleb, et see oli meil hästi positiivne kogemus nii õpetajatele kui peredele kui õpilastele ja reede õhtul südaööni ja siis me vaatasime Mondo filmi šokolaadist ja tegelikult meil ikkagi keegi magama väga ei jäänud ja oli väga tore ja põnev kogemus niiviisi üle veebi toimetada, mida me tavaliselt teeme ikkagi ruumis sees, kõik me saime tehtud mujal. Aitäh! Liigume edasi. Siin on meil Viimsi kool, Hiie kool ja Tallinna 32. keskkool. No ma võin natuke rääkida Tallinna 32. keskkoolis, et siin on praeguse hetkel pilt siis algklasside ühest tegevusest, kus siis lapsed pidid võrdlema oma vanemate talveaega oma talveajaga, siis meil oli see detsembris siis toimumas ja sel hetkel tegelikult lund maas ei olnud, maa oli täiesti must, et kuidas siis nende vanemate lapsepõlve talvemälestused ja tegevused seotud siis nende tegevustega detsembris, et kas need on sarnased või on toimunud mingisuguse muutusi ehk läbi siis selle kliimamuutuste siis ja nende perekonnalugude siis avasime seda teemat. Ja Hiie koolist, ma ei mäleta, kas meil Helle on siin?
või Viimsi koolist Karin? Helle on siin küll, jah. Siin, jah. Meil oli maailma nädal ja iga päev oli mingisugune asi ja siin on niimoodi, mõned pildid on sellest töötubade päevast, kus nad joonistasid või tegid postreid ja siin on juba siis väike näitus meil. Hästi agarad olid lõpuklassi omad, siin ongi kõik pildid just lõpuklassi omadest. Aga tore oli üldiselt. Aitäh, Ondo toetas ka meid. Nii ja Viimsi koolis põhimõtteliselt esimestes kuni 5. klassideni klassijuhataja tundides räägiti siis õiglasest kaubandusest, tehti esitlusi, tellisime filme kooli. Mina ja teine õpetaja, kes geograafiat annavad, võtsime oma geograafiaõpetajate või geograafiatundides ja rääkisime sellest õiglasest kaubandusest. Tellisime endale ka filmid. Kari Käsper rääkis meile kliimast ja sundrändest veel 7., 8., 9., et kooli teda kutsuda ei saanud, aga tema on siis ÜRO pagulasagentuuri Balti regiooni juht ja rääkis ja õpilased said siis küsida ja kodunduse tundides kokati, et kasutati seal õiglase kaubanduse tooteid, mida siis jagati lastele ka kooli peal ja näitused olid siis ka. Ja see pilt seal on tehtud õpetajate toas, kus siis õpetajatel lasti proovida kohvi ja erinevaid šokolaade ja vist siin nagu ekraani peal tundub see pilt olema. Jah, aitäh. Mul oli väga keeruline valida pilte ja üldse nagu teha sellist hästi lühikest kokkuvõtet. No lihtsalt, et see ei ole mitte õpetajatele tehtud, vaid ikka lastele oli palju neid üritusi. Et lihtsalt pilt on selline sinna pandud. Ja viimane slaid on ka, et siin on meil Valga gümnaasium, Arekool ja Geeni põhikool. Kes tahab sõna võtta esimesena? Mõtlete vaikselt, et ei taha võib-olla, aga ma võin siis Geenikoolist rääkida. Et tegelikult on siin 2 pilti, mõlemad on Geenikoolist, aga kuna me tegime koostööd Valga gümnaasiumiga, siis on siin ühtlasi ka Valga gümnaasium. Et nii see vasakpoolne pilt, kui see ülemine pilt on Geenikoolis tehtud. Et vasakpoolsel pildil siis meil on väga hea koostöö Valga gümnaasiumiga juba mitmendat aastat, eriti siis tänu Pillele, kes ka siin Kaarel praegu on. Et nad käivad ja õpetavad meile igasuguseid põnevaid asju ja viivad lastele erinevaid põnevaid asju töötube läbi. Et siin siis Pille äkki räägib sellest töötoast lähemalt. Ja teine, mis on siis ülemine pilt, oli meil antud oli kliimamuutuste kohta 8. klass tegi ettekandeid ja siin siis on kooli aulas kogu kooliperele tutvustati siis oma neid väikseid uurimustöid, tehti selliseid kokkuvõtteid. Kohe. Nii, siis Valga gümnaasium, et ma vaatasin juba, et kus meie pilt on, aga olemegi Geenis. Ma võtsin teie aruandest ja siis sattus see pilt kogemata. Väga äge, et meil ongi aastaid olnud see suund, et me teemegi nagu omale koolist väljaspool, et käime teistele jagamas siis maailmaharidust teistes koolides, nagu sõidame bussiga maale ja käime ja õpetame. Aga sellel aastal selline koroona aasta, siis me keskendusime oma koolile põhiliselt ja väljaspool käisime vähem. Ja meil on siis pooleaastane projekt, et nähtav ja nähtamatu, et kuidas olla plastik ettevaatlik. Kõik asju me teha ikkagi pole veel saanud, sellepärast, et ülikoolidesse pole oma õpilastega saanud minna erinevatesse töötubadesse, aga oleme saanud sügisel, saime kutsuda ikkagi lektoreid majja ja mida me tegime siis, et ole kuidas plastik ettevaatlik, et siis me tegime hästi palju käelisi asju, et näiteks tohust söögikarpe ja siis näiteks
puuviljakotte õmblesime, siis mul ei tule isegi meelde kohe igasugu asju ja kui me mingisuguse asjaga alustasime, siis ma õpilastele tavaliselt ütlesin, et me saame seda teemat söögi alla ja söögi peale ja mind kutsutakse koolis nüüd plastikupolitseiks, sest keegi midagi enam plastikust tuua ei tohi. Et siis on kohe, et peidavad ära. Aga meil jätkub veel sellepärast, et me ei saanud ikkagi poole aastaga lõpetatud, et palju tegevusi jäi siis tegemata, kus me tahtsime välja sõita ja see jätkub ja mis me siin geenis teeme, on želatinist pallid, et need olid siis nagu jõulukuuse peale, et me ei peaks neid plastikehteid kasutama ja ise panime kuuse otsa, panime ka näiteks keraamilisi ehteid ja õpetajad samamoodi viisime siis nii sepa juurde kui keraamikavabrikusse vanaaegsesse ja igale poole mujale, et hästi palju tegevusi, aga ma jäin muidu rääkima. Ja teil oli hästi palju. Aitäh. Ja kas Are kool tahab ka kommenteerida? Teie maailmanädal oli see, mis oli 2020. aasta alguses, ehk siis see palmiõli ja siin on palmiõli vist. Aga ma võin ka ise kokku võtta, et Are koolis tehakse alati jaanuaris maailmanädalat ja tegelikult jõuti juba ka see aasta maailmanädalat ära teha, et hästi tore selline kaasab ka tervet koolipere ja hästi palju mitmekesisi tegevusi ja lähtutakse iga aastaga läbi uue toiduaine, et eelmine aasta oli siis šokolaad ja palmiõli oli nagu probleemina siis üles võetud. Aga hästi palju, hästi mitmekesised tegevused ja nagu te saate aru, žürii töö ei olnud lihtne. Aga enne seda, kui me avaldame, millised on tulemused, ma ikkagi tahaksin anda Damilolale sõna. Damilola, are you here? Hi! I'm going to start sharing screen. Okay, Damilola, so you can start. Hello, everyone. I hope you're doing great. I am so sorry I wouldn't be able to speak in Estonian, but the first thing I want you to do, I don't know if Victoria can help me translate. I want you all to get up. So everybody, get up, 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 get up. Nice. So I want you to do this. Woo! Woo! Just stretch, stretch, stretch. Nice. Woo. Nice. Does anybody have a scarf here? Scarf? Kui te salli jõudsite võtta, siis võtke nüüd. Ooh, nice. Now, put it around your waist like so. And tie it loosely, like so. And then let it stay here on your pebble. Yeah? Good. Are you ready? Give me a thumbs up when you're ready. Yes, let's do this. Good. So what we want to do is put your hands in front of you, like so. Yeah? And then you do like so. Yeah? And then back. And like so. Back, out, back, out, back, out. Nice. Hey, nice. Aha. Okay. That's it. And then the shoulders. Shoulders. You want to do this. So you put it to the front, to the back. In the front. Yay, nice. So put your hands on your knees and then bend forward and then back, front, back, front, back. And then we want to go double time, 2 times. Ba, 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 ba,
pop, pop. Nice. Okay, the third one is this. You remember you put a scarf on your waist and then go to the side. Are you ready? Give me a thumbs up. Cool. So you go like so. Pop, 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 and pop. And then we want to do double time. Like pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Fun, yeah? And then go to the other way. The other way. Yeah? Put one leg in front of you, like so. Like you want to tap, 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 tap. Yeah? And then go to the front. Tap, 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 tap. To the other side. Tap, 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 tap. Yeah? Good? Doubly? Okay, let's do one more time. Nice, one more time. Pop, 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 pop. Last time. Pop, 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 pop. Nice. And then hands on your knees and shoulders. Pop, 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 pop. Double time. Pop, 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 pop. Nice. And then this way. And there we go. Pop, 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 pop. And this way. Pop, 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 and front. Pop, 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 and to the side. Pop, 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 pop. Yay, nice. And the last one is you just roll it like so. And then you put it like so. You put one leg in front and then twist like so. And you let this go. You let the scarf go like so. Yay. And then you just go like turn. Yay. Nice. And then go in the other direction. Yay. Nice. So I'm going to put on the music. And then we go one step after the other. Chabanga chivombo dibira kuluja nabazadde kyabatwala nga nekundaku bafune pula nafune ya mutwala nazikuna abawala bakula nga nesenga namumulira embeera z'obufumbo ti wano tokola bwoti wano kola bwoti mwana wattu ebyo byaggwawo abakacooka notuzaddemu anti n'ebirerya osanyusiza nnyo omwattu tozwaziza akalagaane bwe katajja buliika kogwe kamutwalira abazadde bamulabeko ye mama ng'oseera bulala vumulo y'omusajja omulangatira yagana ng'azaalakuza essanyu ly'omwana linzisa yagana ng'azaalakuza essanyu ly'omwana linzisa bayozere bayotabule guno mukwano gw'omusajja gundi mubi bayozere bayotabule abazina jagana ng'azaalakuza bayozere bayotabule Sambagani
thank you very much. Thank you. Thank you. We were sitting for an hour and we wanted to move, and we thought that African music will be very, very appropriate for today. So thank you very much. I'm glad I could be here. Have a lovely evening, guys. Thank you. And Damilola is a very good partner to Mondo. So once again, thank you. Okay, thank you. Have a nice evening. Bye. No ma ei tea, mina sain küll liigutada, natuke oli kehva see ühendus, aga loodetavasti saime hakkama, et peab olema hea kujutlusvõime, muusikat vähemalt kuulis. Ja Marika veel tantsib seal, ma näen. Aga suurepärane, väga hea. Nii, aga no mis siin ikka, et siin üritus hakkab lõppema, et peaks ju nagu tegema siis mingisuguseid kokkuvõtteid, eks ole. Ja me siin täna juba rääkisime ja ma ütlen kohe ette, et kõik olid hästi tublid ja oli väga keeruline valida, aga me pidime valikut tegema järjekordselt nagu iga aasta ja me seda ka tegime. Ja ma räägin, et kõik, kes osalesid eelmisel aastal maailma nädalatest, saavad meilt postiga nüüd, ma arvan, et järgmise nädala alguseks saavad posti ümbrikud, kus on kestliku arengu kampaania plakatid, kus on meie koolituste selline kinkekaart, et te saate oma koolist 2 inimest saata kuni 2022. aasta lõpuni vabalt valitud koolitusele saate saata koolituma. Ja siis on meil mõned koolid on ka ära märgitud žürii poolt. Nemad saavad nendele asjadele lisaks ka sellised raamatud, oma raamatu kokku, mis on nimega Dreamers and Doers, on küll ingliskeelne raamat, aga me usume, et maailmapäeva korraldajad on tegelikult unistajad ja siis sellest raamatust võiks olla abi. Ja muidugi peaauhind on Uganda õppereis. Et selline siis meil oli ka see tantsutöötuba oli mõttega, et võtame sellist Aafrika hõngu, et siis saadame seda inimest ka reisile. Aga nüüd saame siis teada, et kes need inimesed kõik on, kes kõik olid tublid. Nii. Ja ütleme nii, et ma siis nimetan nime ja me kõik üritame plaksutada. Ma ei tea, kuidas meil võimaldab meie ühendus, aga vaatame. Nii, kõigepealt teeme plaksu Arekoolile ja eestvedajatele Marju Sepale, Leelo Luusikule ja Ille Aasepalu. Ja, et saate ka lugeda kommentaari. Nii, edasi läheme. Kadrina Keskkool ja eestvedaja Kirsti Kasemets. Aitäh. Luunja Keskkool ja eestvedaja Marika Loderaud. Pärnu innovaatiline noortekeskus Huub ja eestvedaja Kerli Tiido. Aitäh! Tammsalu gümnaasium ja eestvedaja Anne Graudner. Aitäh! Tartu Hiikool ja eestvedaja Helle Anijärv. Tartu Loodusmaja ja eestvedajad Aili Elts, Kedi Matisen, Signe Söömer, Ketrin Laanesoo ning Pillerin Pärntsalu. Viimsi kool ja eestvedajad Karin Keert, Kairi Nahkur ja Kersti Ojassalu. Tallinna 32. Keskkool ja eestvedaja Maarit Jõemägi. Aitäh! Ma ei näe teid, aga ma kuulen, et keegi plaksutab. Väga tore. Nii, ja nüüd tulevad ka äramärkimised. Kohtla-Järve Maleva põhikool ja eestvedaja Julia Smirnova saab žürii äramärkimise aasta praktik. Aitäh! Rannamõisa lasteaed ja eestvedaja Margit Toomlaid, aasta kaasaja. Tallinna Pääskula kool ja eestvedaja Liis Enson, aasta õppija. Värska gümnaasium ja eestvedaja Helena Elgindi, aasta uustulija. Ja
ma nüüd ei tea, kas järgmine on meil võitja või ei ole veel. Valga gümnaasium ja eestvedaja Pille Olesk on aasta jagaja. Ja võitja on see aasta Geeni põhikool ja eestvedaja Kersti Haljasmets ja siin mängis rolli nii selle aasta maailmanädal kui ka tegelikult kõik 4, mis olid enne seda. Aastal 2016 alustas Geeni oma esimese maailmanädalaga, mis oli teemal unistused, ehk siis kõigepealt unistati, siis aastal 2017 oli jätkusuutlik areng teemaks ja räägiti kestliku arengu eesmärkideks, siis 2018. aastal oli naiste ja laste õigused, kus tehti ka väga loovaid lahendusi, kuidas rääkida naiste õigustest, siis eelmisel aastal oli laste õiguste teemaline maailmanädal, mis keskendus tervikuslikule toidule ja see aasta olid kliimamuutused ja ränne ja seda võeti siis kõige pisemate lastega jutuks ja ka tehti koostööd Valgamaal. Nii et žürii sel korral otsustas, et pikaajaline mõju ja järjepidev töö viib sihile ja palju õnne Geeni põhikool ja eestvedaja Kersti Haljasmets. Kas Kersti on veel siin? Olen siin küll, jah. Suur aitäh, ma ei oska midagi öelda. Ma olen väga liigutatud. Kersti, sa oled ka väga-väga tubli ja ma saan aru, et võib-olla praegu ei olegi sõnu. Aga tõesti, ma mäletan, kui mina esimest korda Mondos hakkasin tööle, siis minu esimene tööots oligi Geeni kool ja ma sõitsin sinna läbi tuisku ja siis tegin teie juures seda tundi ja ma mäletan, kui tore tunne mul oli, et nii pisikeses koolis nii tublisti tegutsetakse ja tehakse nii tublit tööd, nii et aitäh teile. Ja ma ütlen sulle, et sa saad ka oma kõik kingitused üsna varsti. Rohkem ei ütle. Ma tahan öelda, et ma ei tee seda kingituste pärast kindlasti, et ma jätkan seda edasi. Absoluutselt ja ma arvan, et ükski kool tegelikult ei teegi selle pärast, et auhinda saada, aga meie ikka soovime motiveerida ja ikka näeme ja tahaks kõigile jagada suuri auhindasid. Ja ütlen kõigile suur tänu ja praegu on ka vaba mikrofon, et kui keegi tahab midagi öelda või küsida, siis praegu on see aeg. Me oleme siin. Et mina tahaks tegelikult Luunja keskkooli poolt tänada ikkagi Ülle Tõnutare, kes kogu seda ettevõtlikkust läbi viis meil koolis. Et tema on see, kes õpetab ja neid ettevõtlusnädalaid ja kõiki teeb. Et mina olin see programmi juht ja kõiki muid asju tegin, aga tema on see, kes need bluusid ja kõik lastega koos organiseeris ja tegi. Et temale suur tänu. Aitäh. Kuna Pille on praegu siin, siis ma tahan Pille sind ka tänada. Et sina oled minu suur inspireerija ja tugi siin Valgamaal. Aitäh sulle! Tavaliselt me oleks kallistanud ja lilli andnud ja plaksutanud, aga täna on nii ja ma loodan, et ikka on pidulik ja suur tänu teile. Tahaks nüüd Aafrika tantsu edasi lüüa. Ja mina võib-olla siis ka teise Mondo esindajana, kes on veel siia kõnesse järgi jäänud, tahaks ka nagu tohutult kiita ja tänada kõiki, kes selle suure töö ette võtsid, et laia maailma õpilastele natukene lähemale tuua ja et tuua õpilasteni seda empaatiatunnet ja hoolimist maailmast, keskkonnast ja teistest inimestest, et see on tõesti nagu imeline töö, mida te teete, et aitäh teile. Aga aitäh kõigile, kes võtsid täna aja ja tulid sellele veebigalale. See oli meie esimene veebigala, üldse minu esimene selline Zoomi pidu, mis ma läbi viisin. Eks oli meil siin oma selliseid viperdusi, millega peab arvestama järgmine kord, aga loodetavasti ikkagi nautisite. Et see oli natuke selline awkward, aga ma loodan, et ikkagi nauditav õhtu poolik. Suur tänu ja osalege kindlasti uuesti ja tehke maailmanädalaid. Ja, aitäh!